Suur osa Venemaa ja Ukraina sõjakajastusest keskendub ainult rindele. Regulaarselt ilmuvad lood sellest, kuidas üks või teine pool on saavutanud edu või vallutanud vaidlusaluse asula ning analüütikud uurivad põhjalikult statistikat mõlema poole territoriaalsete võitude ja kaotuste kohta. Aga seda ei peeta ainult rindel. Tegelikult käib teinegi sõda kaugel tagalas, sügaval Ukraina okupeeritud aladel nagu Hersonis ja Krimmis. See on sõda, mille kohta võib väita, et see on palju olulisem kui lahingud rindel, sest sellel on palju suurem mõju mõlema poole pikaajalistele võiduväljavaadetele. See on sõda, mida Venemaa kaotab ja tõendid selle kohta on selgelt näha. Kunagi turvalised teed muutuvad nüüd põrgumaanteedeks. Ammused varustusteed lõigatakse läbi. Ühendused lõigatakse läbi, kolonne põletatakse, liikumisi takistavad droonid ja raketid ning ootamatud rünnakud, mida keegi poleks osanud ette näha ega milleks valmistuda. Tükhaaval hävitab Ukraina Venemaa võime varustada rindelõike, toitama hiiglaslikku sõjamasinat ja pidada seda sõda. See on sõda sõja taga ja et mõista, miks see nii oluline on, peame kõigepealt mõistma üht kuldreeglit kaasaegsete konfliktide kohta. Neid ei võida tingimata see pool, kellel on rohkem tanke, sõdureid või muid ressursse, vaid see, kes valdab kõige paremini nende ressursside tõhusat liigutamist. Nagu legendaarne USA kindral Omar Bradley kunagi väidetavalt ütles, amatöörid räägivad strateegiast, professionaalid räägivad logistikast. Eriti konfliktis, mis on kestnud nii kaua kui see, on logistika sama oluline kui üldine tulejõud. Kui Venemaa tahab hoida Ukrainale survet sadade miilide pikkusel rindejoonel, peab ta suutma ohutult viia vägesid nendesse piirkondadesse. Aga see pole veel kõik. Samuti on vaja vahendeid teiste oluliste varude, nagu relvade ja laskemoona transportimiseks. Remontimeeskonnad peavad pääsema kohtadesse, kus tankid ja soomukid on saanud kahjustada. Meditsiinimeeskonnad peavad saama liikuda ohtlikesse piirkondadesse, et evakueerida haavatud sõdureid. Kütus peab pidevalt rindele jõudma, et Venemaa rünnakumeeskonnad saaksid oma sõidukeid töös hoida ja oma rünnakukavasid ellu viia. Iga rindejoone jõudaga peab olema ulatuslik ja keeruline logistika ning varustusahelate võrgustik, mis seda toidab ja ülal peab. Ja kui see võrgustik kokku kukub või isegi häiritakse, laguneb kõik muu selle ümber. Ilma nende varustusliinideta, mis seda varustavad, muutub iga armee oluliselt nõrgemaks, andes vastasele võimaluse vastulöögiks. See on põhjus, miks isegi kui rindel toimuvad tulevahetused ja territooriumi kontrolli statistika on olulised, ei seisne see sõda enam ainult selles, kumb pool kontrollib milliseid maa-alasid. Nüüd, 5. aastal, muutub üha olulisemaks see, kumb pool suudab tegelikult oma operatsioone jätkata ja teist kauem vastu pidada. Sellest on saanud kurnamissõda ja Ukraina mõistab seda. Ukraina saab aru, et ta ei pea tingimata hävitama iga Vene tanki, kui ta suudab hoopis tagada, et neil tankidel poleks kütust, et liikuda. Ukraina ei pea tapma iga Vene sõdurit, kui ta suudab katkestada varustusliinid, mis neid toidavad. Seetõttu on Ukraina nihutanud oma fookuse üksikute lahinguväljaüksuste ründamiselt kogu süsteemi ründamisele, mis neid varustab ja ühendab. See on muutus, mis võib osutuda otsustavaks, sest oleme varemgi näinud, kuidas logistika võib isegi tugevaimad armeed kas võidule viia või hävitada. Tegelikult on seda juhtunud korduvalt kogu ajaloo vältel. Kuulus Prantsuse kaiser Napoleon Bonaparte õppis oma nahal, kui oluline võib logistika olla, kui ta marssis oma suure armeega Venemaale, lootes kiirele võidule. Lõppude lõpuks sai ta kokku pannud ühe võimsama sõjaväe, mida Euroopa, kui mitte kogu maailm, oli kunagi näinud. Kuid mida sügavamale tema armee Venemaale tungis, seda suurem koormus langes varustusliinidele. Lõpuks venitati need liinid lihtsalt liiga pikaks ja murdusid paratamatult. Toiduvarud hakkasid vähenema, laskemoona voog rindele polnud piisavalt kiire. Hobused surid ja karmid talveolud muutsid kõik veelgi raskemaks. Sakslased kogesid teise maailmasõja ajal sarnast õudusunenägu. See juhtus taas Venemaal, kus natsiväed tormasid Nõukogude territooriumile, lootes, et nende välksõja taktika, mis tugines kiirusele ja hoogsusele, osutub vaenlase jaoks liiga raskeks. Kuid mida kaugemale nad läksid, seda raskemaks muutus nende ülioluliste varustusliinide hoidmine. Ja äkitselt oli isegi maailma kõige hirmuäratavam sõjavägi sunnitud Stalingradis valget lippu lehvitama. Ka tänapäeva tingimustes on logistika iga eduka sõjaväe alustala. Näiteks Ameerika Ühendriikide edu operatsioon Kõrbetormis ei tulenenud ainult paremini väljaõpetatud vägedest ja paremast varustusest. See oli ka sellepärast, et USA väed leidsid kõige tõhusamad ja nutikamad viisid tohutute kütuse, laskemoona ja muude varude liigutamiseks isegi rasketes kõrbeoludes.
Sellised kaasaegsed konfliktid nagu see ja nagu seda Ukrainas kulutavad ressursse erakordse kiirusega, muutes logistika ja tarneahelad tähtsamaks kui kunagi varem. Selleks, et mitte ainult avaldada survet rindel, vaid ka säilitada kontroll hõivatud aladel, on Venemaa olnud sunnitud rajama ja toetama keerukale raudteesõlmede, ladude, kolonnide, juhtimispunktide ja transpordikoridoride võrgustikule. Ja need ongi sihtmärgid, mida Ukraina on otsustanud hävitada. Viimastel nädalatel ja kuudel on okupeeritud aladel ja isegi kaugemalgi toimunud arvukalt edukaid lööke, mis on suunatud just nendele logistikasõlmedele, mida Venemaa kõige enam vajab. Laskemoonalaod on süüdatud. Raudteesõlmed on hävitatud. Teevõrgustikud on sattunud Ukraina droonide piiramisrõngasse, mis hüljuvad õhus, skaneerivad maapinda ja ootavad vaid esimest märki Vene kolonni ilmumisest, et sellele tuld anda. Aga Ukraina ei peatu siin. Nad on valmis survet suurendama, kuna riigi enda kaitseminister Mihhailo Fedorov teatas 27. mail niinimetatud logistika halvamise kampaaniast. Oma ametlikul kontol tehtud üksikasjalikus Telegrami postituses avaldas Fedorov, et see saab olema 2-etapiline programm, mille eesmärk on suurendada keskmaa lööke ja süstemaatiliselt hävitada Vene võimekust operatiivses sügavuses. Meie ülesanne on veelgi suurendada survet venelastele tagalas ja võtta neilt võimalus aktiivseid rünnakoperatsioone läbi viia. Logistika sulgemise esimene etapp keskendub täielikult rahastamisele. Ukraina kaitseministeerium süstib tohutud 5 miljardit Ukraina grivnat. Seda kasutatakse mõjusamate keskmaa löögirelvade ostmiseks, et sihtida Venemaa logistikasõlmi, mis asuvad rindejoone taga mitme miili kaugusel. Nende relvade hulka kuuluvad FPV-2 Hornet ja Gulava droonid, mis suudavad lennata pikemaid vahemaid ja püsida õhus kauem kui teised mudelid. Mõnel neist on tööraadius kuni 200 kilomeetrit ehk 125 miili. Nad suudavad sageli ka iseseisvalt tegutseda, kui nad vaenlase territooriumile jõuavad, kasutades oma enda tehisintellekti, et maastikku uurida ja sihtmärke tuvastada, selle asemel, et toetuda inimooperaatoritele nende juhtimisel. Veel rohkem Ukraina üksusi saab peagi need relvad, kuid mitte kõik. Fjodorov avaldas, et ministeerium tegutseb preemiasüsteemi alusel, kus ainult parimad brigaadid saavad kasutada kõige uuemaid ja paremaid relvi. Rahastuse saavad kõige tõhusamad brigaadide üksused vastavalt E-Point-süsteemile. Need meeskonnad, kes on spetsialiseerunud vaenlase hävitamisele operatiivses sügavuses ja näitavad selles valdkonnas parimaid tulemusi. Esimesed üksused on juba rahastuse saanud ja otsene hankimine on alanud. See on loogiline otsus. Keskmaa löögirelvade tootmine on kallim kui odavamate FPV-droonide oma ning Ukrainal ei ole lõputult rahalisi vahendeid. Ukraina on alati tegutsenud leidlikult, kasutades oma käsutuses olevaid ressursse hoolikalt ja läbimõeldult, et midagi ei läheks raisku. Seega ei oleks eriti mõistlik anda neid relvi üksustele, kes ei pruugi neist maksimumi võtta. Kuid andes need parimatele brigaadidele, suurendab Ukraina oma võimalusi edukamateks rünnakuteks Venemaa vastu, muutes seeläbi oma logistilise blokaadi veelgi tõhusamaks. Fjodorov selgitas ka programmi teist etappi. Me viime tsentraalselt läbi hankeid suure partii keskmaa ründerelvade ostmiseks. Avatud hanked ei puuduta ainult kiirust ja tootmise suurendamist, vaid ka tootjate vahelist konkurentsi, korruptsiooniriskide minimeerimist, läbipaistvust ja avalike vahendite tõhusat kasutamist. Teisisõnu, esimene etapp on seotud siin ja praegu vajaminevaga. See tähendab relvade andmist brigaadidele, kes neid vajavad, et jätkata surve avaldamist vaenlasele. Teine etapp on samal ajal pikemaajaline. See puudutab süsteemi laiendamist riiklikul tasandil, et kiiresti suurendada keskmaa ründedroonide tootmist, luua rohkem konkurentsi droonitootjate vahel ja standardiseerida hanget suures mahus, et neid relvi saaks lähikuudel ja aastatel palju rohkem kasutusele võtta. Enne kui vaatame, miks see oluline on ja millist mõju see juba kohapeal avaldab, te vaatate saadet Sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Fjodorov ootab, et Ukrainal ei lähe kaua aega, enne kui nad hakkavad selle programmi eeliseid nägema, märkides. Juba sellel suvel on tsentraliseeritud keskmaa löögivõime hankimise tulemusi rindel tunda. Vaenlane ei tunne end enam turvaliselt isegi suurel kaugusel lahinguliinist. Ja on palju veenvaid tõendeid, mis viitavad sellele, et Venemaa kannatab juba Kiievi keskmaa löögikampaania laastavate tagajärgede all. Tõepoolest, nagu Fjodorov ise märgib, kasvab venelaste edenemise hind pidevalt. Ta selgitab edasi, et veel 2025 aasta oktoobris kaotas Venemaa iga ühe vallutatud ruutkilomeetri kohta keskmiselt umbes 67 sõdurit. Selle aasta aprilliks on see number peaaegu kolmekordistunud, ulatudes 179 kaotuseni ruutkilomeetri kohta. Minister jätkab. Venemaa kannab rekordilisi kaotusi, üle 35 000 sõduri tapetud või raskelt haavatud iga kuu ja meie jätkame tempo tõstmist.
ta märgib, et Ukraina on viimaste kuude jooksul 4-kordistanud vaenlase logistika, ladude, varustuse, juhtimispunktide ja varustusteede hävitamise operatiivses sügavuses ning selle mõju on selgelt näha. Mida rohkem Venemaa logistikat hävitatakse, seda vähem rünnakuid toimub LBZ lahingutsoonis. Fjodorov toob selleks välja 2 peamist põhjust. Esiteks on Ukraina kohandanud oma strateegiat, keskendudes rohkem sihtmärkidele, mis asuvad rindest kaugemal. Teiseks on see, et Venemaal ei ole enam ligipääsu Starlinki satelliiditeenusele, mis aitas nende vägedel droone juhtida, omavahel suhelda ja lahinguväljal liikumisi koordineerida. Ilma selle tehnoloogiata liiguvad Venemaa väed pimedalt läbi rindel asuvate tapatsoonide ja nende selja taga on täielik kaos. Seda on kõige paremini näha Ukraina okupeeritud lõunapiirkondades, eriti Donetski lõunaosas, samuti Zaporižjas ja Hersoonis. Seal on Venemaa aastaid tuginenud suhteliselt vähestele varustusliinidele, muutes kunagised Ukraina maanteed sõjaväekonvoide marsruutideks. Ja aastaid tuli Venemaa sellest karistamatult välja. Need marsruudid olid Ukraina jaoks liiga kaugel, et neid reaalselt ja järjepidevalt sihtida. Isegi kui Ukraina suutis aeg-ajalt mõne üksiku löögi teha, puudus tal lihtsalt tehnoloogia, et seda regulaarselt teha. Aga see kõik on muutunud. Nüüd on Ukrainal see tehnoloogia olemas. Tal on relvad, millega neid sihtmärke rünnata ja ta kasutab neid uskumatult tõhusalt. Näiteks Donetskis avaldas Ukraina Azovi brigaad esimesest rahvuskaardi korpusest hiljuti, et nende kaugmaadroonid võtavad aktiivselt Venemaa varustusteed tulekontrolli alla. Täpsemalt öeldes sihivad nad 2 peamist teed, mis viivad Ukraina linna Mariupolisse. Üks neist teedest viib idas asuvasse Venemaa sadamalinna Taganrogi, samas kui teine ulatub põhja poole Donetski piirkonda, Vovnevočkasse. Need teed on osa suuremast maismaa koridorist, mis ühendab Venemaa mandriosa okupeeritud Krimmiga ja läbib selle käigus mitmeid okupeeritud piirkondi. See on elutähtis tee Kremlile toidu, laskemoona ja muude varude transportimiseks Krimmi poolsaarele, eriti nüüd, kui kõik teised marsruudid on kas hävitatud või peetud liiga ohtlikuks kasutamiseks. Azovi brigaad avaldas 25. mail kaadrid, kus nende droonid skaneerivad maanteedel liiklust, tuvastavad Vene sõjaväesõidukeid ja tabavad sihtmärke hõlpsasti. Kas kirjas kirjutas Azov? Azov patrullib Mariupoli ümbruse piiriala. Ukraina territoorium peab olema vaba Vene vägedest. Kõige usaldusväärsem viis selle saavutamiseks on nihutada vaenlase logistika sanitaarala Venemaa enda ja okupeeritud Krimmi lähedale. Üksus lõpetas. Okupaatorite jaoks ei ole enam ohutut Azovi merepiirkonda. Ja kui seda tõendit uskuda, siis neil on täiesti õigus. Kuina üha rohkem Ukraina droone patrullib neid maanteid, võib Venemaa jaoks nende kasutamine peagi muutuda liiga riskantseks. See jätab Kremlile ilma elujõuliste võimalusteta varustuse Krimmi toimetamiseks, mis on samuti hetkel tugeva piiramise all, kuna Ukraina droonid ja raketid kahjustavad ja hävitavad piirkonna alles jäänud õhutõrjet ja sõjaväerajatisi. See ei toimu ainult Donetskis, vaid ka mujal okupeeritud aladel. Umbes samal ajal näitas Azov, et kontrollib Mariupoli viivaid maanteid. Teine Ukraina brigaad, täpsemalt 412 ehk Nemesise brigaad, avaldas samuti, et Vene ametnikud olid tegelikult otsustanud sulgeda ühe oma peamistest logistikamaršruutidest, mis kulgeb üle Lõuna-Ukraina. Maantee R280, mida Kreml nimetas Novorossija marsruudiks, kulgeb okupeeritud linnade Mariupoli kaudu Melitopolisse, Zaporižjas ja Simferopolisse Krimmis. See on Krimmi maismaakoridori viimane lõik ja vaieldamatult kõige olulisem osa Kremli logistikapuslest, sest selles piirkonnas ei ole Venemaal tegelikult ühtegi alternatiivset teed, mida mööda oma varustust punktist A punkti B liigutada. Kremli väed on hakanud sellele lootma, et viia erinevat sõjatehnikat ja muud varustust läände. See kestis seni, kuni tuli Nemesise brigaad ja lasi käiku oma uue salajase ründedrooni, mida pole varem avalikult nähtud ning mis on väidetavalt osutunud väga tõhusaks vaenlase tagalas, hävitades 10 Vene veokeid ja kütuseautosid. Telegramis kirjutas Nemesise brigaad. Kaotuste ulatus sundis Vene juhtkonda ja okupatsioonivõimud piirama raskevarustuse liikumist niinimetatud Novorossija maanteel. Vaenlase katsed kasutada ümbersõitudeks põllu- ja kruusateid osutuvad samuti tulutuks. Ukraina droonid tuvastavad ja hävitavad sihtmärke edukalt igasugusel maastikul. See seostub ka hiljuti sotsiaalmeedias levinud piltide ja videomaterjalidega, mis näitavad Mariupolist väljuvaid suuremaid teid. Nende teede ääres on tulenud sõjaväesõidukite jäänused ja suitsevad tankikered. See tõestab igasuguse kahtluseta, et need teed ei ole enam venelaste jaoks ohutud. Nagu märgib Nemesis Post, pole Ukrainal olnud mingit raskust nende leidmisel ja hävitamisel, isegi kui Venemaa on proovinud kasutada alternatiivseid kruusateid ja maastikuradu varustuse liigutamiseks. Ukraina droonid leiavad ja hävitavad nad kõikjal, kuhu nad lähevad. Loogiliselt võttes peaks Venemaa suutma selle kõige vastu midagi ette võtta. Ta väidab end olevat maailma teine parim sõjavägi. Ta kiitleb oma tipptasemel õhutõrjesüsteemidega.
Igal aastal suunab ta miljardeid dollareid oma relvajõududesse. Ometi muutuvad needsamad varustusteed, mida ta väidab kontrollivat, kiiresti sõidukitest surnuaedadeks. Isegi kui Venemaa äärmuslikud natsionalistid ja Z-blogijad nõuavad Kremlilt tegutsemist ning võrkude või muude droonivastaste meetmete paigaldamist nendele teedele, on need endiselt õhurünnakute all. See on tõenäoliselt tingitud sellest, et Ukraina pole keskendunud ründama mitte ainult teid endid, vaid ka neid ümbritsevaid erikaitsesüsteeme. Kyle Glenn, Center for Information Resiliency uurija, avaldas hiljuti, et selle aasta märtsis ja aprillis kasvas Ukraina rünnakute arv Venemaa õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vahendite vastu 300%. Kokku sihiti umbes 80 süsteemi. Paljud neist on kallid ja raskesti asendatavad. Iga kord, kui Venemaa kaotab kaitsesüsteemi, muutub Ukrainal selle tabamine veelgi lihtsamaks ja veelgi tõhusamaks kui varem. Nagu Glenn märgib, seisneb Venemaa jaoks oht selles, et nende õhutõrjesüsteemide kollektiivsed kaotused viivad sisuliselt aheltrikkeni, sest iga üksiku süsteemi kaotus muudab Ukraina droonirünnakud veelgi tõhusamaks. Ja see ei kavatsegi lõppeda. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas seda 5. mail, kirjutades X-is. Ka keskmaa rünnakute arv on märkimisväärselt kasvanud. Praegu toimub 2 korda rohkem rünnakuid kaugusel üle 20 kilomeetri võrreldes märtsiga ja 4 korda rohkem võrreldes veebruariga. Ja neid tuleb veelgi rohkem, see on prioriteetne valdkond. Otseesed tagajärjena tunnevad Vene üksused juba survet, täpselt nagu Napoleoni väed ja natsid enne neid aastakümneid tagasi. Nad hakkavad oma kõige olulisemaid varasid, nagu laskemoonalaod ja juhtimispunktid, rindejoonest kaugemale viima. See on 2 teraga mõõk. Ühelt poolt võib see aidata neid asukohti veidi turvalisemana hoida. Teiselt poolt muudab see logistika veelgi keerulisemaks, sest varustust tuleb transportida pikemaid vahemaid. Ja kuna Ukraina droonid muutuvad järjest paremaks nende pikemate vahemaade läbimisel, ei pruugi enam olla tähtis, kui kaugele Venemaa oma juhtimispunkte ja varustuskohti ümber paigutab. Kiievi kiiresti arenev droonide armee leiab ja hävitab need kõik peagi. Isegi Vene ajakirjanikud hakkavad lähenevat kriisi märkama. Sõjakorrespondent Dmitri Stešin hoiatab, et kui kiiresti midagi ette ei võeta, variseb logistika lähikuudel kokku. Just sellele Ukraina loodabki. Samal ajal võtavad Kiievi väed massiliselt alasid tagasi, millest saad rohkem teada selles videos. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina suutis leida viisi, kuidas Venemaa $1 miljoni väärtuses raketid alla tuua, ilma ühtegi lasku tegemata. Ja kindlasti telli kanal, et saada rohkem sõjauudiseid ja ülevaateid. Aitäh, nagu alati, vaatamast!